Eestlased, kes olid teel Berliini iga-aastasele tänavareivile lavparaad, sattusid eile õhtul Poolas ägeda tulevahetuse tunnistajateks. Kahekordse bussiga reisivad reivi huvilised olid tegemas kohustuslikku 8-tunnist peatust Varssavist 30 kilomeetri kaugusel asuvas Võškovi supelrannas, kui leidsid end äkki keset tulistamist. Eestlastest õnneks keegi haavata ei saanud. Sündmuses kirjutab ka tänane Poola ajaleht Žuči Varšavõi, kelle andmeil tapeti 2 inimest koha peal ja 2 on raskes seisundis haiglas. Veel kirjutab ajaleht, et üks hukkunutest oli väidetavalt Võškovi linna kuritegelike grupeeringute liider, kes koos sõpradega rannas puhkas. Telefonil on reisikorraldaja Reigo Kimmel. Tegemist oli väikese Poola linnakesega, kus oli väga ilus rand, ta on täpselt kiirtee kõrval. Otsustasime, et läheme kogu bussitäiega sinna randa ja istume maha, võtame päikest, käime ujumas. Aga nagu mis siis juhtus, et oli see, et sõitis sinna üks BMW kõrvale ja läks tulistamiseks. Võrkpalli kõrvalkatsil kohe meist umbes 20 meetri kaugusel siis läks üks üle 20-30 lasus. Ja täna on õnne, et keegi meist sisse ei saanud. Ma arvan küll, et me olime ohus, aga seda ei tea täpselt öelda, sest me olime ikkagi päris lähedal sellele tulevahetusele. Meil on siin üks reisikaaslane, meil töötab ka politseis Eestis ja tema väidete kohaselt oli tegemist siis AK nimelise automaatrelvaga. Aga ilmselt lasti üksikuid laske. Kui oleks tegemist olnud valangutega, siis ma arvan, et pool randa oleks sinna jäänud ka. Otsustasime, et kuna meil Poolas on sellised väga ebameeldivad kogemused, et kuna meist üks võeti ka vales kohas üle tee minemise eest tehti talle trahvi, et siis me võtsime oma gängi kokku ja läksime natuke sealt eemale, et olla rahus ja ei tahtnud minna Poola politseiga kaasa kuhugi tunnistama. Ja selles mõttes igaks juhuks hoidsime eemale.